Tere ka minu poolt, et nüüd kohe läheb väga põnevaks, sest me hakkame rääkima millestki, mis on siis dangerous, difficult ja dirty. Ehk et nagu professor Eamets oma ettekandes viitas, siis esindan siin organisatsiooni, mis siis põhimõtteliselt tegeleb selle tegemisega, mida paljud teha ei taha. Põhiliselt tahakski jagada 3 asja teiega, et esiteks rääkida veidikene sellest, et kuhu me selle tegevusega jõudnud oleme ja siis peatuda pisut selles, et mis on olnud positiivset ja lõpetada sellega, et mida on olnud õppida. Aga ennem kui me selle juurde asume, siis ISS ei ole nii tuntud bränd kui Geeneli-S, kes siin varasemalt oma kogemusest juba rääkis, et 2 sõnaga ka sellest, kes me oleme. Tegeme siis rahvusvahelise korporatsiooniga, oleme esindatud 77 riigis maailmas ja kuulume siis maailmas 10 suurima eraettevõttes tööandja hulka, sarnaselt siis Geeneli-S-iga. Et kokku 510 000 töötajat. Ja nagu Toomas ka ütles, ka siin Eestis on meil palju erinevaid töötajaid. Ma tulen selle juurde põgusalt tagasi ka järgnevate slaidide juures, et Baltikumis siis kokku oleme 1800 töötajat ja Eestis 1650. Mõned sellised meie ettevõtet iseloomustavad graafikud siin ka, et anda veidi paremat pilti, et milliste inimestega me töötame. Meie töötajaskonnas 75% on naisterahvad ja see nüüd ei puuduta ainult põhitöötajaskonda. Samamoodi meie juhtkonnas on selline 50-50 printsiip. Kuni aastani 2014 põhimõtteliselt sellel graafikul oli näha 2 keelt, et meil on circa 60% siis vene keelt kõnelevat töötajaskonda. Ja tänaseks võime öelda, et me oleme nüüd nagu 3-keelne ettevõte. Et siin graafiku peal võib-olla see 3% ei paista nagu nii kuidagi eredalt välja, aga kui panna see nagu numbritesse, siis 49 inimest meie töötajaskonna hulgas täna siis töökeelena kasutab inglise keelt. See tähendab siis seda, et see pole küll nende emakeel enamus juhtudel, aga meie nendega suhtlemiseks kasutame inglise keelt. Me pakume tööd ka väga palju vanemaealisele töötajaskonnale, et meil üle 400 inimese on siis kõrgemas vanuses kui 60 aastat. Kõige vanem töötaja Anna on 87-aastane, töötab Tallinnas ühe korteriühistu majahoidjana, on väga kõbus ja tubli töötaja. Ja nagu Toomas ka märkis, et me teeme palju tööd ka siis osalise või ütleme vähema kui täis töövõimega inimestega, et kokku 15% ehk 245 inimest meie töötajaskonna hulgast on siis osalise töövõimega. Et kui kõik nüüd see pilt nagu kokku panna, et siis põhimõtteliselt mida see nagu tähendab, et kui siin varasemalt oli juttu, et Eestis see olukord pole veel käes, kus eestlased ei taha teha nagu lihtsamaid asju või neid 3D asju, et siis mina väidan, et see olukord on nagu väga käes ja see pilt ei ole nagu juhus. See pilt on tegelikult meie teadliku tegevuse tulemus, et kui me täna värbame töötajaid, ma arvan, et meie sektoris nii-öelda tööhõive probleem on suhteliselt sarnane turvasektoriga, mida me siin varem kuulsime, et umbes 200 töötajat on kogu aeg igal hetkel puudu. Et see kehtib ka kinnisvara korrashoiu poole peal. Et me põhimõtteliselt töötame kõikide nii-öelda gruppidega, kes tööjõuturul olemas on. Ja sinna hulka kuuluvad ka inglise keelt kõnelevad isikud ja see on nüüd tekkinud meile viimase 1,5 aasta jooksul. Et see vist ei ole nagu parim slaid selle fondi tõttu, aga ma loodan, et seal tagumistest ridadest ka näete. Et ma pean ütlema, et kui ma näitan seda pilti meie enda töötajatele, viimati tegin seda siin veebruarikuu keskel, et siis inimesed on ka üllatunud on nad sellel põhjusel, et täna
siis meil suuruselt 3. rahvusgrupp, kes on esindatud töötajate hulgas, tuleb Nigeeriast. Neid on kokku 29 inimest, neid on rohkem kui ukrainlasi, keda on 23. Meil on inimesi palju veel Bangladeshist, nagu ka siin on olnud ajakirjanduses kirjas, ja kokku üldse siis 18 erinevat rahvust on siis ISS-i töötajaskonna hulgas esindatud. Mis nüüd paljuski seda 49 seltskonda täna ühendab, on see, et nendest valdav enamus on üliõpilased. Ja kui siit ka viimase nädala meediakajastusest võib nagu lugeda niisugust kerget, niisugust kahtlevat positsiooni, mis ühiskonnas hetkel nagu tekkimas on, et kas need üliõpilased ikka on nagu üliõpilased, siis meie võime kinnitada, et need inimesed, kes meie juures töötavad, on üliõpilased. Ja nende jaoks see nii-öelda lisatöö, mis nad saavad teha selleks, et tagada endal siis kooli ajal ülalpidamine, on ainult tervitatav. Loomulikult siis pilt ka ühest meie töötajast, ühe meie kliendi juures, et loomulikult ei ole see kõik olnud väga lihtne, et mis on nagu kõige suurem positiivsem külg on see, et tegelikult need inimesed, kes meile tööle jõudnud on, et ega see ei ole lihtne olnud, et ma tulen kohe selle juurde tagasi, et milliseid barjääre on suutnud meie ettevõte nagu tekitada sellel teekonnal, et üks inglise keelt kõnelev inimene jõuaks läbi meie personali värbamisprotseduuri, siis jõuaks läbi veel kliendi nagu sõela, ja siis saaks reaalselt seda tööd seal teha ja saaks ka juhendatud. Aga kõige positiivsem osa on see, et nendel inimestel on reaalne tahe seda tööd nagu teha. Et sageli seda sama me näeme ka just siis mittetäieliku töövõimekusega inimeste puhul, et nad hoiavad sellest töökohast nagu tugevamalt kinni. ISS siis koostöös PricewaterhouseCoopersiga mõned aastad tagasi Taanis viis läbi ühe suure uuringu, mille siis tulemust näete siin, et järeldati, et mitmekesisus kui selline annab siis ettevõttele miljoneid. Et see on nüüd läbi viidud siis ISS Taanis, põhimõtteliselt uuriti siis erinevaid töögruppe ja järeldati, et kui töögrupis oli esindatud siis mitmekesisus sugude, keelte, rahvaste ja nii edasi kultuuri näol, et siis kokkuvõttes oli tulemus, siin on ka täpselt ära mõõdetud 3,7% kõrgem marginaal keskmiselt. Et kõlab, eks ole, nagu uhkelt, et kui ma nüüd üritan nagu panna seda meie ettevõtte konteksti, siis tegelikkuses ma näen siin ka nagu kattuvust, et need 2 põhilist seost, mis seal leiti, selle mitmekesisuse ja parema tulemuse vahel oli see, et tulenevalt nagu mitmekesisusest on ettevõte sunnitud ise rohkem pingutama. Ta on sunnitud selle inimese tööle võtmise ja juhendamise juures tegema paremat tööd, sellepärast et vastasel juhul tulemust pole üldse. Ja seda näeme me ise täna ka. Et kahtlemata võõrtööjõu värbamine nõuab suuremat pingutust, aga suurem pingutus teatavasti vahel toob ka parema tulemuse. Ja teine selline huvitav võib-olla fakt on see, et siis ütleme mitmekesise töötajaskonna hulgas on haigestumine madalam. Et see on ka selline huvitav asi, ja ma arvan, et see on paljuski seotud selle sama asjaga, millest ma ennem rääkisin, et inimesed lihtsalt tahavad teha rohkem tööd. Nüüd mõningate negatiivsete asjade juurde või nende barjääride juurde, millest ma rääkisin, et see on siin, ma ei tea, kas te näete seda lugeda, aga põhimõtteliselt siis väljavõte meie juhtimissüsteemist. Meil on siis rakendatud ISO, nagu paljudel teilgi siin ilmselt on hästi palju dokumente, mida üks tööle tulija ja tööl olija ja töötaja peab lugema ja millega kursis olema. Ja 2014, kui me hakkasime siis niimoodi kuidagi fokusseeritumalt tegelema võõrtööjõu värbamisega, ma räägin siis ingliskeelsest töötajaskonnast, otsustasime, et hakkame tõlkima dokumentatsiooni ingliskeelde, sest see on vajalik, eks ole, et meil siiamaani oli olemas siis eestikeelne ja venekeelne juhtimissüsteem ja kõik dokumendid.
Kui mina esimest korda seda lugesin, et ma pean ennast üldiselt üpris mõistlikul tasemel inglise keele kõnelejaks, et siis tõesti tekkis nagu selline tunne, et oot, et kas tõesti vastab see tõele, et võib-olla meil on tõesti vaja sellel töötajal magistrikraadi, et hetkel on see nagu kuidagi juhus, et nad on üliõpilased, on ju, aga et puhastusteenindajal oleks vaja nagu ikkagi väga head keeleostust, et siit üldse midagi aru saada. Ja lisaks me leidsime seda, et sageli ei ole küsimus isegi selles töötajas, sellepärast, et tema inglise keele oskus on veel täitsa okeil tasemel, et ta on lõppkokkuvõttes vastu võetud Eesti kõrghariduskooli poolt. Küsimus on meie töötajas, kes peab nüüd seda dokumenti sellele võõrtöölisele seletama. Ja see oli tõeline selline pudelikael. Et nüüd me hetkel oleme jõudnud sinna, et me päris palju sellistest dokumentidest, või ütleme, meie siis juhtimissüsteem kipub minema nagu koomiksiks, et kasutame pilte, üritame asju seletada inimestele lihtsamalt. Ja mis on hästi huvitav on see, et kui ma nüüd vaatan neid samasid dokumente eesti keeles, siis ma arvan, et meil on nagu sellest järeldusest palju õppida, selles mõttes, et see ei tähenda, et ma nagu sellest keelest aru saan, et selleks, et nagu selle paki nagu sisust aru saada, et ma arvan, et see on nagu täitsa mõttekoht. Et oleme arenenud siis tööandjana koos nende töötajatega. Ja nüüd ütleme see teine suurem kitsaskoht, et see puudutab nagu hirmusid siis üldiselt, et kõik on kursis, et ühiskond on suhteliselt polariseeritud. Mis mind nagu võib-olla üllatas on see, et antud juhul ei ole tegemist mingi kitsa radikaalse grupi inimestega, et kui ma vaatan kõiki seotud osapooli selles meie nii-öelda värbamisprojekti juures, et neid kahtlusi ja kõhklusi on igal pool. Neid on meie ettevõtte enda sees kõikidel juhtimistasanditel, neid on klientide hulgas. Me oleme pidanud siis nii-öelda kuulma ühe kliendi käest seda, et ainuüksi see, et inimene on pärit Indiast, on turvarisk ja teenindussektoris loomulikult meie jaoks klient on alati esikohal ja me kedagi vägisi kuhugi ei saa panna, aga kahtlemata on see tekitanud selliseid barjääre. Me ei saa vägisi panna ka enda keskastme juhti nüüd seda inglise keelt kõnelevat töötajat juhtima. Et selles mõttes, ütleme, kogu selle tegevuse põhiline sisu on olnud selgitamine ja seletamine. Et miks me seda teeme? Ma sellel siin pikemalt peatuma ei hakka, et millised need demograafilised ennustused siis on, et sellest on siin palju juttu olnud ja väga heade näidete varal, aga selge on see, et kui ISS Taanis seda uurimust läbi viidi, siis seal sellel hetkel töötas inimesi 130 erinevast riigist, et ühel või teisel moel me ühel päeval sinna jõuame. Et aastal 2014 ma väidan, et kui siin ennem oli juttu turvaturust ja seal on palju nagu seadusandlikku takistusi selleks, miks võõrtööjõudu värvata ei saa, siis meie ettevõte tegelikult on unikaalses positsioonis, et juhul, kui me kliendiga kokkuleppele jõuame ja võib-olla tõesti on kuskil kliendid, kus on need keelenõuded olemas, aga üldjuhul me põhimõtteliselt saame selle võõrtöölise tööle võtta, me suudame teda tänaseks ka juhendada, õpetada ja ta saab nagu töötada. Juhul, kui ta see Eestisse kuidagi kohale on jõudnud ja tööloa saanud. Aga et selles mõttes on see meie ettevõtte positsioon võib-olla veidi nagu parem, aga ma arvangi, et meie jaoks kõige suurem barjäär on olnud siiamaani meie ettevõtte ise ja need inimesed, kes seal töötavad. Et see on üks pikk teekond, aga ma olen täitsa kindel, et me jõuame edukalt lõpuni. Ja siis lõpetuseks siin täna aga esinenud bänd, et see oli minul üks selle aasta parim üllatusi, et selline kollektiiv, muusikaline kollektiiv on olemas. Sain teada ka, et 2 inimest, kes seal osalevad, on meie töötajad, Gabriel ja Taare, et siuke 2 ühes, et leidsime endale siis nagu uued kliendi kingitused ja leidsime endale ka suvepäevade bändi. Et tahtsingi öelda, et just nagu oma olemuselt, et need samad üliõpilastest noormehed, kes siia jõudnud on, et nad on väga ettevõtlikud, nad on väga teotahtelised ja meie kindlasti tahame nendega edasi töötada. Aitäh!